Alo. Tere tulemast meie telepoodi. Küllap on paljudel teist olnud suuri probleeme mägedes teleka vaatamisega. Ikka ja alati kipub kallis tehnika viltusel mäenõlval uppi minema ja järjekordne telekas maandub kurvalt oru põhjas. Vähe sellest, tavalise taburetiga ei saa te kaunil mäenõlval istetki võtta, ilma et elu ohtu ei satuks. Siin teile näide. Palun, istu siia, härra Siil. Aitäh, Marta. Nagu nägite, on see tõesti suur probleem. Mida küll teha? Enam ei pea te muretsema. Siin nad ongi mägiteler ja mägitaburet. Esimesele 5 ostjale tasuta kaasa ka Uhjus, mägikass või kaunis tarbijate ühistu vikerkaarevärviline kilekott. Kilekott näppu ja Eesti laulule. Kaitseme koos Eesti loodust. Kuule tütreke, sul sea kõrvu on? No ikka on, kõrvad on. Davai, 2. Jalgu on? Jalgu 3, 4, 9, palju vaja on? Pane 4 tütreke. Siis oleks vaja saba vaja. Mis see maksab? Ja maksa on meil ka, maksa saab. Ja, ma võtaks siis veel selle pooliku seapea ka. Või isegi 2. Siis 1,5 seapea. No selge. See tüüp hakkab raudselt kodus siga kokku panema. Tere! Et Eesti Laulu võitja peab Eurovisioonil rinda pistma kogu ülejäänud Euroopa võidulauludega. Vaatame, kuidas me konkurentidel läheb. Selleks oleme külla kutsunud Poola žürii ja rahva ühise lemmiku Jerzy. Kuidas seekord nii juhtus, et Poola rahva ja žürii maitse kokku langes? Küsime laulu Nabješ Duštvei Trohe Jakovleks Lõžju esitajalt ja sõnade autorilt endalt. Žvakrožigžus. Gvošmju dreštrus napšče Trohe Jakovleks. Ящик с вахросием я свячки и, конечно, шкравячки вахросницами ятерить. Nagu äsja Jeržis Kvaržinikult kuulsime, Ješire Kvaržimorahvjevek I konečno zvakročidese vahtramadžja. Kui soovime Eurovisioonil saada poolakate hääli, peaksime ka neile poolehoidu näitama, milleks sobib suurepäraselt nende laulude kaasa laulmine. Sõnu näete laulu ajal jooksmas ekraanil all servas. Mõskuskere kotkus närdeks mondrelõksa, pistorigal kutsis, riisikarana versus. Mõskurigas tutkirigas striibriäruski, marigastara kutsis, varstaira turstis. Jah, emakeelne laul, see on võimas. Või nagu ütlevad saadlased, tõeline emakeelne laul, see peab ikka hingest tulema. Sünnistati tiigri süda sees. Mul kõik on ööd ja vennad, kes seal... Joo, Linda, mis su nimi on? Teder. Mis sa passid siin niisama? Õhtu on hiline juba. Sa kodus oma naisega seda suurtekat ei tee või noh? Tead küll seda vanainimeste värki? Eks me ikka teeme. Kes su naine on? Tema on ka Teder. Kuata,
seda ma kartsingi. Kaadid tederastid. Kuule, neeger, sa istud mul täpselt päikese ees. Nihuta ennast. Kuule, Varesa, sina ei ütle mulle neeger. Ütled must. Selge? Selge. Ja sina ei ütle mulle enam iial Vares. Ütled hall. Ja vähile ütled punane. Roheline. Pohhoi. Vabandage, aga koduloomadega meie paari ei lubata. ma pole mingi loom, ma olen lind. Okei, kodulinnud meie paaris ei käi. Pole ma mingi kodu, ma olen rändlind. Vabandan väga, aga kust kohast täpsemalt te meile siia siis rändasite? Vaat see on üks väga pikk jutt. Tooge mul alustuseks kannõlut, siis räägin. Noh? Keilast. Tere! Seekord vaatame, miks Ott Tänaku kanad mitte kunagi tibusid ei saa. Mitte ühelegi ei jõua järele. Ei jõua. See siin on tuultest tahutud maa. Siin on kõik tuultest tahutud, isegi loomad. Aga nemad on rahutud, tuultest tahutud, rahutu maaloomad. Ja need on rahutu trooniga tahutud kaadrid. Nii, Günter, astu Helgale ligemale. Ja nii, just, ilus. Ära häbene, saad aru, tunnet on vaja. Ja Helga, sina ka. Tundega palun. Me teeme sellise peaaegu nagu dokvõtte. Väga hea, võrratu, pane, just, väga ilus. Joosep, kuuled vä? Jaa. Et siis jääb nii nagu kokku leppisime. Eestis seda filmi mitte kunagi ei näidata, okei? Ja, ära põe. See läheb ainult välisturule, kui sedagi.